tere! Võtan teie tähelepanu nüüd siia poole. Mul on väga hea meel, et täna siin päikselisel päeval tulnud Anger ja Vasalli linnusele ja ma annaksingi kohe sõna Kohila valla vanemale Allar Haljasorg. Hea Kohila rahvas ja head ajaloo huvilised. Tõepoolest, täna on päikseline päev kogu Kohila vallas, aga eelkõige just siin ajaloolises Anger ja Vasalli linnuse müüritise ruumides. Kui ma mõtlesin tänasele päevale, siis mulle esmalt meenus lugu Kohila vallamajast. Need inimesed, kes on käinud Kohila vallamajas, teavad, et Kohila vallamajas on ruum, mille nimi on pääsukeste pesa. Igaüks meist teab, et Eesti rahvuslind on suitsupääsuke ja mõned teavad ka seda, kuidas suitsupääsukesest sai Eesti rahvuslind. Aga sellest kunagi hiljem. Aga ka need inimesed, kes on elanud Eesti vabariigi ajal, teisel vabariigi ajal, teavad seda, et meil oli kasutusel Eesti kroon. Ja 500-lise krooni kopüüril on ühe pool suitsupääsuke ja teisel pool oli Jakobsoni pilt. Ja miks ma räägin seda lugu täna? Just seetõttu, et kui saad kokku 4 osapoolt ehk hea idee, hea plaan, head inimesed ja raha, siis põnevad asjad sünnivad. Nii nagu pääsukese pesas on mitmed head ideed lennud lendu ja täitunud, siis täna siin ajaloolises kultuuripärandis olles me saame mõelda sellele, et me oleme tähistamas 500 aastat esimesest eestikeelsest trükisest. Suhtlemaa küla tähistas oma 600 aastapäeva. Aga võime öelda, et Anger ja Vasalli linnuse lugu on veelgi pikem ja põnevam. Ja mida täna lõpetuseks öelda, las kivid kõnelevad enda eest. Oleme tänulikud kõigile, kes täna on tulnud, aga eriliselt me tahame tänada neid inimesi, kelle panus on olnud niivõrd oluline, et me tänast sellist pidupäeva tohiksime tähistada. Aga ma palun ka appi, et me saaksime anda siis üle ka tänukirjad ja kingitused. Villu Kadakas. Nii, esimesena me tahame suure tänu öelda just, kes ka ideeliselt oli kohe valmis siia panustama, siis väga suure tänu just Villu Kadakale ja täname siis südamest koostöö ja panuse eest, et Anger ja Vasalli linnuse müüritis saaks konserveeritud. Suur tänu selle mõtte eest ja eestvedamise eest. Nii, annan sulle siit koti. Aitäh. Ja samamoodi on väga suure panuse andnud Erki Putnik, ehitaja esindaja. Suur tänu, ilma sinu sellise kireta ja sellise põlemiseta tõenäoliselt me poleks ka nii kaugele jõudnud, et suur tänu selle teostuse eest, aga ka edasiste plaanide eest. Ja, aitäh. Ja ka samamoodi Dan Lukas, kes on tegelikult väga palju aidanud
et ka muinsuskaitse esindajana, et need asjad siin saaks väga hästi korraldatud. Nii, suur tänu. Jõudu, kiitus. Ja nüüd järgmisena annaksingi sõna Dan Lukasele Muinsuskaitseametist. Ja tere. See on siuke tore üllatus, ma üldse ei pidanud midagi rääkima, aga ma räägin hea meelega. Ja jagan pigem rõõmu. Selliseid ägedaid ja sügavaid, sisukaid varemeid ja objekte Eestis on päris palju. Ja paljud neist on väga halvas olukorras. Et see, mis siin objektil on toimunud, on sakraalsetes ringkondades nimetatakse seda imeks. Ja ma arvan, et seda võib siin ka imeks pidada. Tavaliselt ei lähe inimestel vaja varemeid, millega neil mitte midagi teha ei ole. Aga riigina ma peame aru saama, et see, mida ka antud Angerja linnus peidab ja mis infot ta meile jagab veel järgmised aastakümned, võib-olla aastasajad, et see hulk ei olegi nii väike. Ja kui me oleme viimased aastad mõelnud, millest koosneb Eesti Vabariik, et kas need on ainult meie raske töö ja higi ja vaev, siis meist teeb eestlased just see kultuuriline osa, mis meid ühendab. Ja ka see objekt on üks osa meie ajaloost. Ta seob meid eelnevate aegadega rohkem, kui me arvata oskame. Aga mis ma tahtsin öelda, ma olen väga õnnelik, et on olemas selline omavalitsus, kes on nõus ja suudab ja näeb ja oskab panustada ka sellistesse objektidesse. Ja meie ülesanne on need objektid viia meie elust läbi sellisena, et nad võimalikult vähe kaotaksid oma autentsust. Et see on meie kohustus, meie kõigi, mitte ainult Muinsuskaitseameti. Et minu sügav kummardus ja tänu vallale. Aitäh! Aitäh! Ja järgmisena saab sõna Villu Kadakas, kes on siis arheoloog ja räägib meile siis loodetavasti, et mis siit on leitud. Tänan, et siin kiideti mind küll natuke üle, et ilma minuta oleks töö saanud siin ka kindlasti tehtud, mingit kahtlust ei ole. Aga võib-olla ma oskan rohkem anda sükst lisaväärtust selle näol, et mida see hoone siis endast kujutas või mida me teada saime ja mille poolest see on Eestis ainulaadne ja miks see on tähtis. Et ma võiksin muidugi 2 tundi rääkida ja näidata neid müüre, aga loodan, et te katkestate mind siis, kui on õige aeg. Aga ma hakkan kuskilt pihta ja tegelikult vahe küsimused ja mõtted on ka oodatud, et sekkuge sellesse. Et me näeme, eks ole, 3 ruumiga suurt kivimaja, selle varet. See on ikkagi väga halvas seisus, selles mõttes, et me ei näe terviklikku hoonet, et siin on sellised nagu Ameerika mäed, eks ole, need müüriharjad, aga sellest hoolimata see on Eesti keskaegsete kivimajade hulgas üks kõige paremini säilinuid, kui me jätame välja Tallinna linna kaupmehe elamud, eks ole, aga väljaspool Tallinna keskaegseid elamuid, peaaegu et ei ole olemas.
neid on olnud, eks ole, linnustes, teistes linnades, midagi nendest on säilinud mõnedes linnustes ja peale selle siis mõned mõisahooned. Et Eestis on olnud juba keskaja lõpuseisuga üle 500 mõisa. Ei tea, kui paljud neist omasid sellist kivist maja, osa kindlasti oli keskaja lõpul puust, võib-olla isegi enamik. Säilinud maapinnast kõrgema sellise varemene nagu siin on umbes tosin mõisahoonet sellest ajast ja nii hästi, nii terviklikult säilinud, et me siiski näeme nagu peakorrusel, elukorrusel kogu ruumi jaotust, põhimõtteliselt kõiki seinu. Me näeme kõiki avasid, uksed, aknad, nišid, müürid, repid. Selliseid samas seisus on ainult üks, on Järve mõis Kohtla järve üle külje all, kas keegi on sinna sattunud. Tõenäoliselt mitte, sinna tee pealt ükski viit ei vii, aga see tegelikult on umbes minutiline kõrvale põige Järve külas, et tasub vaadata. Et seal on jah, peakorrusel peal ka kivivõlvid säilinud ja katus peale tõmmatud, aga jah, nii-öelda number 2 säilivuselt on kahtlemata see. Peale selle on veel paar sellist üheruumilist väikest kivitorni sellest ajast säilinud, et teile tuntum ilmselt on Kiiutorn Kuusalu lähedal, eks ole, selline ümmargune vesiveski kujuline ehitis. Ja teine on Lääne-Virus Väike-Maarja lähedal on Vao torn, kandiline, aga sellistest vähe suurematest majadest, mis ei ole tornikujulised, on siis Järve ja see siin. Et siin kandis neid varemeid üldse teada on vähe, et Hageri kihelkonnast ma tean ainult on Kelba küla keskel kunagise mõisa kohal on üks pisike kelder osaliselt säilinud ühel erakinnistul. Rohkem maapinnast kõrgemal ei ole küll midagi teada. Rapkla kihelkonnas natuke rohkem on eks ole, Kuusiku munga kelder, kuhu teoreetiliselt saab sisse pugeda väga halvas seisus. See võiks olla siin piirkonnas üks järgmisi asju, millega tuleks tegelda. Siis on keskaegne maja on kindlasti peidab ennast Kabala mõisa praegustes müürides ja üks küngas on Raikkülas, aga ülejäänud siin kandis on isegi leidmata, et kus nad üldse asusid. Et neid künkaid on kindlasti maastikul palju, mis on veel avastamata. Aga tulles nüüd tagasi siia, et 3-ruumilise põhiplaaniga maja, ta on ümbritsetud väikese vallikraaviga, mis on Eesti mõisates ka täitsa ainulaadne, et selline vallikraav on üldse säilinud. Et küllap nende majade ümber vallikraave oli. Aga teist jah, niisugust, kus saab läbi kraavi tulla majja, ei ole sellist juhtumit. Ja keskajal arvatavasti see majapidamine, see mõisakeskus muidugi oli palju suurem kui see üks hoone, mis siin on. Et mitmete teiste mõisahoonete puhul, nagu seesama Järve, et seal on teada, et seal on küljes olnud ka ringmüür, mis on ümbritsenud mingi suurema ala, mingi mõisahoovi. Ja seal on kindlasti olnud veel puusthooneid sees ja nii edasi. Aga siin jah, me isegi ei tea, kus pool siis asusid selle mõisa ülejäänud hooned. Tegelikult me ei tea isegi, mina ei tea, kus asus täpselt siis Angerja mõisa uusaegne mõisahoone, mis vist põles või oli kadus hiljemalt 1905 revolutsiooni käigus. Ja ma ei tea, et sellest oleks ühtegi piltkujutist ja et kui keegi teab, siis oleks väga tore. Et võib ainult kaardi tingmärkide järgi arvata, et see uusaegne mõisahoone oli kuskil sealpool Võsas. Aga kõik need ülejäänud abihooned on ka maastikult täiesti kadunud ja mina ei ole leidnud mitte mingit infot nende kohta. Et nii palju siis ümbrusest, aga nüüd maja enda juurde, et keskaegsed allikad mainivad mõisa
esimest korda 1424, et kindlasti see mõis on tol hetkel olemas, et kas see kivimaja on olemas või ei ole, seda ei tea, et seda dateerida eriti keegi ei oska, sest siin ei ole väga midagi dateerivat ja võrdlusmaterjali ka vähe. See võis olla olemas, aga võib-olla on hiljem ehitatud, et on väike lootus seda dateerida, et sealt selle kõige ülemise müüri nuki seest konservaatorid leidsid, et on müüri sisse müüritud üks loomakont, üks suur ribikont. Et kas ta on siga või mõni muu loom, hetkel ei tea, aga on lootus, et äkki õnnestub seda radiosüsiniku meetodil dateerida, et kui see just väga saastunud ei ole hilisema orgaanikaga, et põhimõtteliselt selle kondi materjali põhjal võib-olla on siis võimalik teha kindlaks, et millal see loom suri, et millal ta elas ja suri. Ja tõenäoliselt see määrab ka enam-vähem, et ei läinud kaua, kui see kont sattus sinna müüri sisse, et võib arvata, et töömehed võtsid einet, eks ole, ja see nii sinna kuidagi sattus, et reeglina konte müüri seest ei leia, et siuke unikaalne leid. Aga jah, sellest on täna vara rääkida, et kas me sealt mingi daatumi saame. Maja on ehitatud 2 järgus, et see 3, see otsapoolne väiksem ruum, see on hiljem lisatud. Väljast näete ilusti neid püstvuuke, mis seda siis ülejäänud majast eraldavad, et algselt on tegemist siin 2 ruumiga. Tõenäoliselt enamik neid keskaegseid mõisu olidki sellised lihtsad 2-ruumilised hooned, mis on natuke võrreldavad oma põhiplaanilt siis Tallinna kaupmehe elamuga. Siin on see ruumide loogika küll natuke teistpidi, et kui kaupmehe elamus tänavalt astud sisse suurde ruumi, eks ole, mida nimetati tiileks, mis oli siis esindusruum, seal võeti vastu külalisi, seal oli köök, söömine ja nii edasi ja kaubatehingud. Ja siis selle taga oli tagakamber, väiksem privaattsoon, kus siis pere ise elas. Või oli puhtalt perepäralt, et siin on natuke tagurpidi see loogika või teistsugune, et pea sissepääs on meil seal lääne otsas, nagu kirikul, suur portaal. Portaali me täna ei näe, et selle jäänused on seal maa all tegelikult olemas, väga lagunenud portaali raidkivi tükid. Korraks avasime, dokumenteerisime, panime uuesti kinni, et selle osa lõplik avamine, kui see kunagi toimub, jah, et see saab kunagi tulevikus toimuma ehk, aga see nõuab ka kõvasti konserveerimist ja ressurssi selle alaosaga tegelemine, mis tõttu ei hakanud seda ette võtma praegu. Ja sealt me saame siis sellisesse väiksemasse ruumi, mis tundub, et oli eeskoda. Tavaliselt eeskoda on suur ja esindusruum, aga see paistab oleva selline pisikene, piklik ruum. Lõunaseinas seal teie selja taga, see ei ole aknaava selgus, see on väga, väga kummaline ava, et kui akendel on siin aknaniši küljed on paigutatud viltu, eks ole, vaadake neid aknaid ükskõik kus, nad ikkagi laienevad sissepoole, et võimalikult palju valgust ruumi tuua, siis see paistab seal olevat ukse ava risti läbi seina, tal on isegi riivpalk on välisküljel olnud, nii et seda on seespoolt saanud sulgeda, aga kuhu see siis avanes, kas mingile rõdule või see jääb müsteeriumiks, et ei saa aru, miks selline ava. Ja teises otsas seal nurgas tõenäoliselt oli selle maja köök, mantelkorsten. Sellest korstnast küll midagi kahjuks säilinud ei ole. Ja sealt ruumist tõi 2 ukseava, tõi siia suurde saali. Ühest te praegu sealt tulite sisse, teine on siin kile all peidus. See nõudis ka natuke peenemat tööd ja mõtlemist, üllatas viimase avamisena, et selle osa me avasime kõige viimasena tehnilisel põhjusel ja jäi ka praegu ootama järgmist aastat. Et 2 ukse ava mingil põhjusel toonud siia saali,
saal loomulikult esindusruum, noh, täitis siis seda ülesannet, mis Tallinna majadesse tiile. Siin nurgas, praegu me ei näe, selle kõlari taga keldrikorrusel olnud suur kerishüpokaustahi, selline keskaegne keskküttesüsteem, mis oli siis kombinatsioon Rooma termides kasutusel olnud hüpokaustahjust ja põhjamaisest meie sauna kerisahjust. Kombinatsioon, mis sündis ilmselt kuskil Hansa linnades võib-olla 13. sajandil ja siis läbi keskaja ta oli eelistatud küttesüsteem. Seda me praegu ei näe siin. Ja saalil, eks ole, kahes küljes muidugi küllaltki suured aknad, et kui hinnatakse üldiselt, et need olid kindlustatud majad või väikelinnused, see maja on ju arvel muinsuskaitse kultuurimälestiste registris kui Angerja vasalli linnus. Noh, võib öelda, et see linnus on natuke selline, võib-olla natuke liigne ülekuldamine, et linnuseks seda võib-olla on natuke palju tegelikult nimetada, et ta on pigem elumaja ikkagi, mis oli mingil määral kindluslik. Et need aknad on olnud väga laiad, akende piitadest on mõned fragmendid säilinud, et põhjakülje omad olid 80 sentimeetrit laiad ja lõunapoolsed isegi meetri laiused. Et noh, ilmselt, et saaks rohkem valgust sisse. Ja mis on eriti imelik, puuduvad isegi trelliaugud, ühesõnaga nendel akendel ei ole olnud trelle, et muidu isegi enam-vähem igal Tallinna kaupmehe elamul fassaadi aknad olid trellitatud, et keegi varas sisse ei saaks, eks ole. Ja ka linnustes nad üldiselt on trellitatud ja vaat siin ei ole. Siin on suured, lõuna pool isegi meetri laiused aknad keskajal. Et see kindluslikkus on siin tinglik, et elumugavus ilmselt oli ehitaja või omaniku jaoks tähtsam kui see kindluslikkus. Ja 15. sajand on siin ka küllaltki rahulik sajand, ega siin sõjad väga ei ohustanud, et küllaltki rahulik aeg, nii et võidi selliseid kompromisse teha. Ja edasi järgmisse ruumi jällegi viib kaks ukseava ja see näib olevat selline nagu tagakambri moodi asi, et eraldi väljapääsu tal vist ei ole. Kui me kunagi just sealt lõunaküljelt, kus on suur auk, kust osadeid sisse tuli, et kui sealt just mingit ukseava jäänust välja ei tule, aga mulle tundub, et ei ole tal olnud iseseisvat väljapääsu. Ja see on nii suur ruum, et see võib-olla on jaotatud puit vaheseintega olnud ka mitmeks elukambriks. Et see võiks siis olla see tsoon, mis oli pererahva eluruumid, privaatsfäär. Jällegi aknad, seinanišid. Seinanišše on siin tähelepanuväärselt palju ja mis oli nende nišide mõte keskajal oli see, et lisaks mööblile, mis seisis siis keset tuba, nagu me oleme harjunud paksude müüridega keskaegsete majade puhul, kapid, riiulid ehitati seinte sisse, et kõik need nišid sisaldasid kas siis kappi või riiulit, et mõne puhul saab isegi, on võimalik näha, näiteks seal köögis on üks selline 4-kandiline nišš seal nurgas, mille puhul on selge, et enne müüri ladumist on sinna isegi see puidust kapp sisse paigutatud ja sinna sisse ehitatud, et see tagasein on laotud vastu seda kappi. Et jah, puust kapp käis sisse ja ilmselt kaunistatud uksed ees, eks ole. Et aga seda ilu me muidugi ei näe, aga jah, võime ette kujutada, et suur osa nendest suurtest seinanišidest olid tegelikult ustega ja kaunite sepis hingedega kapid. Ja vaatame alla, vaatame üles, eks ole, mida me ei näe, on keldrikorrus, on selge, et siin all on täies mahus keldrikorrus kõigi ruumide all.
selle väljakaevamisega jah, ei olnud mõtet kiirustada. Et kui see välja kaevata, siis peab juba hoopis tõsisemalt mõtlema ka sellele logistikale siin, et kuidas inimesed liikuda saavad, et praegune seis peakorruse põranda tasandini välja puhastatud ruumid on mingis mõttes optimum. Et mis me saime selgeks, et vähemalt selle saali all mingisugust võlvitud kambreid ei ole olemas, seni oli väike lootus, et äkki siin on isegi terved võlvidega keldrid all. Aga ei ole, tundub, et ei ole neid võlve isegi olnud, et siin on kõikjal olnud puulaed, madalad puulagedega korrused, tõenäoliselt ka seal all. Ja kui me vaatame üles, siis samamoodi siin on olnud ka teine korrus, ilmselt kogu maja peal teine korrus, tõenäoliselt sarnane ruumide paigutus. Mis ruumid seal oli, tundub, et ka eluruumid, vähemalt siin selle saali kohal, sest need aknad või akende jäänused õieti, mis seal üleval on, need on ka väga laiad, need ei ole mingid kitsad aida valguspilud. Täna on see teine korrus üsna kehvas seisus, aga kui me vaatame veel 20. sajandi keskpaiga fotosid või 19. sajandi gravüüre, siis seda teist korrust on natuke rohkem ja vähemalt see akende suurus väga selgelt tuleb sealt välja, et seal on ka olnud hästi valgustatud elukambrid. Ja üles on pääsenud, kust on pääsenud üles, see oli siin uuringute käigus ka üks olulisi küsimusi, keskajal üldiselt ei tehtud ruumi sisse treppe nii-öelda läbi lae, vaid selliste paksu müüriliste majade puhul trepid peideti müüride sisse, müüritrepid. Üks oli siin enne teada, et läheb siit ukse avast üles sinna ja ilmselt siis üleval pööras vasakule ja paremale, eks ole, käik ühte ja teise ruumi. See trepp oli päris hästi säilinud veel 6-70 aastat tagasi, kui Uno Hermann, selline tuntud, ta oli geoteet ja linnuste ja mõisate uurija, samas pildistas põhjalikult seda varet, et seal oli see trepp täitsa säilinud, kõik astmed ilmselt veel ja üleval lõppes see ka väikse valgusavaga, mis on vanematel fotodel veel näha. Aga mis oli nagu teadmata on see, et kas see oli ainus trepp ülesse, tõenäoliselt oli kuskil veel mõni, aga seni on avastamata, võib-olla selles vaheseinas, kahjuks on nii katki. Aga trepid keldrisse olid ka täiesti teadmata ja eelmine aasta, kui sai selle otsa ruumi müür korda tehtud, välja kaevatud, siis selgus, et vaat seal on selgelt müüritrepp alla keldrisse. Et seda, kui ei tea, on raske oomata, et kui nüüd minna selle ukse ava joonelt otse, siis seal on olnud ukse ava, selle parempoolne piit on isegi säilinud, et see välja ulatuv klots, mille peal praegu on mingisugune asi seal peal. Ja kes hoolega vaatab, see klots kujutab endast tegelikult raidkivi, portaali viimane säilinud piida raidkivi, tahutud, ja tal on isegi hingekonksu jäljend on seal sees olemas veel. Seal on uks ja siis käik keeranud kohe alla, müüritreppa alla. Ja teised müüritrepid keldrisse tulid välja siis siit sellest läänepoolsest vaheseinast, mis oli täielikult mattunud, sellest ei paistnud peaaegu mitte midagi. Et üks trepp on siin selle uue müüritise all, selle lagi oli väga lagunenud, tuli talle peale ehitada uus müüritis, et ta edasi ei laguneks, teiselt poolt sissepääs. Ja siis veel üks müüritrepp tuli välja sealt nurgast, meil oli algul suur segadus, et kas ta on kaev, või on ta müüritrepp, et läks kuidagi väga püstloodis ja ümaralt alla. Aga kui natuke edasi kaevata, siis selgus, et seal on ikka trepiastmed ja selgus ka, et miks on seal välisseinas sama koha peal on mingisugune imelik ava teisel pool, kui vaatate,
et see on selle müüritrepi valgusšaht, et kes sinna alla poeb, see näeb tegelikult välja seda akent. Et niisugune logistiline skeem siis nende ruumide puhul. Et ja praegu sai jutt otsa, et küsige midagi, öelge. Selle suguvõsa või pere kohta on ka midagi teada, et kui palju rahvast siin elas, päris suur elamine ju. Seda on keeruline öelda. Noh, ega keskaegsete mõisa valdajate kohta on meil ülivähe teada, et allikad kajastavad tegelikult ainult siis nii-öelda meest, eks ole, mõisa omanikku või see, kellele see on läänistatud, et ülejäänud perest allikad ei ütle mitte midagi. Kui suured nad oli, palju lapsi sündis, et kas majapidamis siis olid siis, elasid koos ka vanavanemad, eks ole, ühelt või teiselt poolt või ka siiski natuke kaugemad suguvõsad, et kui klannilik see baltisakslaste või tol ajal neid nimetatud veel baltisakslasteks, kohaliku Saksa vasallkonna elu oli, me ei tea sellest mitte midagi, et võib täitsa fantaseerida ise. Ja kas seda maja ja tema suurust nüüd ehitati selle järgi, et palju oli vajadus või ehitati seda rohkem rahakoti ja ambitsiooni järgi, ega me ka ei tea, eks ole, et me kõik oleme näinud maju, kus tänapäeval, kus suur loss ja elab 1-2 inimest, eks ole, ja et sellel küsimusel on suhteliselt võimatu vastata, et see sõltub nagu väga ikkagi sellest konkreetsest inimesest ja perekonnast. Ja mis oli selle maja esimese omaniku nii-öelda tellija mõttes, et ta just niisuguse maja lasi ehitada nii suure ja sellise kujundusega, raske öelda, et kuna Eestis neid on nii vähe ja nii vähe on neid uuritud, välja kaevatud, siis ega see võrdlusmaterjali õieti ei ole. Et jah, nad vajasid esindussaali, no näete, me mahume siia ära, palju meid on? 30 tükki umbes. Ei ole probleemi, eks ole, et kui lauad pingid panna, siis peosaalina mahuks ära siuke kogukond. Aga kas siin nüüd igapäevaselt, eks ole, nii palju rahvast tegutses ja teenijarahvas pigem, eks ole, sõi kuskil mujal, mitte, eks ole, pererahvaga koos peosaalis, aga et kas mõisnikel oli tol ajal ka mingi kaaskond, siis noorematest sugulastest, eks ole, ei tea. Ei oska öelda, aga väga hea küsimus. Aga võib-olla sa kommenteerid, et siit sai leitud ka ju potikild ja mint ja... Need vähesed leiud mul tegelikult on auto pagasnikus kastiga, et teel välja saab neid vaadata, aga kuna me sisuliselt ju kaevasime ainult lammutusrusu või varingurusu, et siis niisugust olmekraami, mõisaomanike olmekraami me ei leidnud, et tõenäoliselt olid nad korralikud inimesed, viisid prügi välja, esiteks kuhugi, ka eemale, eks ole, aga see prügi, mis siis sisse jäi maja maha jätmise järel, see olmeprügi tõenäoliselt on siin all keldri põhjas, eks ole. Et mida me saime, on ikkagi ehitusosade tükid, ehk siis on üks ületäis katusekive, Munknunn tüüpi katusekivid ja hilisemast ajast on ka S-kivi, tõenäoliselt 17. sajandist, ja siis on mõned väga hädised ahjupottide, ahjukahtlite tükid. Et aga seal midagi ilusat glasuuritud ja figuuridega ei õnnestunud leida. Et üks ahi, tõenäoliselt 17. sajandi ahi, on olnud seal taganurgas, kus on see ümmargune auk seinas. Seal on selle ahjurusu. Nurgast natuke paistab isegi sealt maapinnast. Et see ahi ise tõenäoliselt on küll olnud teisel korrusel, nii et tema rusu on kukkunud alla siis siia esimesele korrusele. Ja see on mingi hilisem komplekt, et see ahi on komplekteeritud tõenäoliselt 17. sajandil, aga ta võib sisaldada vanemaid osi, et tol ajal oli tüüpiline, et need kahel ahju olid kuidagi väga mitmeosalised
kasutati osaliselt ära vanu kahleid eelmisest ahjust, nii palju kui neid kõlbas, et see ahi võis olla niisugune kimäär eri aegade ahjude osadest. Aga jah, et kui edasi kaevata, siis siin muidugi on lootust leida ka siis glasuuritud figuraalseid kahleid kuskilt sügavustest, et see ettekujutus nendest ahjudest võib minna ilusaks küll, aga jah, hetkel pärast näete, on nad üsna õnnetud. Kuna juttu tuli nüüd 17. sajandist, siis tuleb ära öelda ka, et ilmselgelt maja kasutus on jätkunud pärast Liivi sõda, tõenäoliselt ta põletati maha, kogu mandril sisuliselt ilmselt põletati kõik hooned korra maha Liivi sõja käigus, eks ole. See oli niisugune aastakümneid kestnud rüüstamine. Küllap ka see põles ühe korra, aga ta on taastatud. 17. sajand. Millal on selle maja lõpp? Ei tea, see on põnev küsimus. Kirjalikud allikad ütlevad, et see maja on Varemes siis 18. sajandi alguses. Et ühe korra on fikseeritud siis pärast Põhjasõda. Aga me ei tea, et kas pärast seda see maja ehitati uuesti üles ja ta võis saada uuesti katuse peale. Aga kus ta kindlasti on lõplikult Varemes, on siis 19. sajandi keskpaik, kui baltisaksa kunstnik Valter, mul lähevad tema eesnimed alati meelest ära, tuntud kunstnik küllaltki tegi gravüürid sellest Varemest, et siis on ta kindlasti Varemes. Aga ma eeldaks, et ta on ikkagi püsinud mõisa peahoonena, siis eluhoonena tõenäoliselt kuni Põhjasõjani. Võimalik, et pärast seda varet siis kas ei taastatud või taastati ta mingisuguse mõisa abihoonena. Näiteks pandi siia mingi tööstus sisse või ta sobis ka aidaks või talliks ta ilmselt ei sobi, hoobustega on raske sisse tulla, et need korruse jaotus ei klapi. Aga mingisuguseks kõrvalhooneks, majandushooneks ta ilmselt sobis, et võiks arvata, et tema viimane järelelu on pärast Põhjasõda, jah, mingi abihoonena. Siit lääne otsast tuli välja tohutu tuhamägi, mis kattis pool seda ruumi. Et võimalik, et siin on olnud mingisugune tootmisahi hiljem. Siin kas siis juba Varemes või osaliselt katustatud Varemes. Mida siin toodetud on, ei tea, aga seal on tohutult palju puitu põletatud. Ja sellega seoses kuidagi on arenenud sinna seina sisse ka see tohutu auk, et seal, kus on suur auk seina sees, et algselt ei ole võib-olla üldse mingi akent isegi olnudki, et seal on jah mingi tootmine käinud pigem hiljem. Nii, jah. Kas ma vastasin küsimusele ka ära? Kas on väljapool mingi terrass ka olnud või seina sees on augud, nagu oleks palgi otsa? See augurida väljas seina sees, mis jookseb horisontaalselt, see tõenäoliselt on tellingutalade pesad, esimene tellingusüsteem, mille pealt see müür laoti. Et kõigepealt on ehitatud valmis keldrikorrus ja selle müürid laotud täiesti horisontaalseks. Võimalik, et ei ole võimatu, et tegelikult selle kivist keldrikorruse peal alguses oli näiteks puust peakorrus. See on ka võimalik, et miks muidu on see ehitusprotsess seal selgelt kindlal horisondil peatunud, et ta ei ole, need korrused ei ole ehitatud järjest, vaid jah, selgete järkude kaupa. Samamoodi me näeme siin peakorruse ja teise korruse vahel näeme ka niisugust horisontaalset triipu vahelae kõrgusel, seal on teda natuke näha ja ka siin põhjaseinas. Enne vuukimist oli paremini näha muidugi, aga kes asju otsib, see leiab üles, on selge vahe kahe korruse vahel. Et võimalik, et ka see teine kivikorrus on lisatud siia mõnevõrra hiljem, et seda päris ühe korraga ei ole ehitatud. Aga jah, need talapesad on siis esimene telling, mille pealt on peakorruse müürid laotud, mille abil. Veel. Kasutasite detektorit ka siin, kui te müüre konserveerisite? Mingil määral.
sai seda ümbrust natuke käidud, sealt midagi mõistlikku ei tulnud, pigem selline viimase sajandi metallprügi natukene. Siin Rusus ei olnud sügavat mõtet, siis tegemist on selgelt varingurusuga, aga üks koht lõpuks üllatas, et üks konservaatoritest, kes puhastas seda sellist väga katkutud nišši seal nurgas, leidis sealt põhjast ühe mündi, et see on, ilmselt on ta keskaegne münt, umbes sentimeeter läbimõõdus, väike hõbemünt, aga nii halvas seisus, et enne konserveerimist ei ole võimalik öelda, kus see löödud on ja millal täpselt, et seal mingi vapp nagu aimdub, aga ma tegin sellest täna ühe screenshoti, et kes tahab, laske ringi käima, et siin telefonis on näha. Aga reaalselt see on 1 sentimeetri läbimõõduga. Eks ta mingi penn on 15-16 sajand. Kas kunagi kasutatud ringi kõrval? Ma ei tea, et georadarit oleks kasutatud, aga ma saan aru, et vallal on plaanis tellida. Georadar on käinud. Just, hiljuti siin käis. Erki saab rääkida. Ma lootsin, see aruanne välja prinditud, see ringi kõrvale tuua. ma lootsin ka tulla seda juhendama, aga näed, ei kuulnudki. Kas see hüpokaustahi on alles? Osaliselt vähemalt tema müürid tulevad siia peaaegu et üles välja, et võib-olla mingis osas on ta alles. Mis siit keldris veel tuleb kunagi tulevikus? No võt nüüd, kes on georadari pilti näinud, see võib-olla oskab öelda, mina ei tea midagi. Et aga äkki sa kommenteerid siis seda georadari pilti ise? Jah, võin. Nii. Nii palju häälega, et ma ei tea, kas mikrofoni ongi vaja. Aga ühesõnaga küsiti siis georadari kohta, aga enne ma siis tutvustan ennast natukene. Mina olen siis Erki, Viljandimaa mees. Tulime siis siia Kohilasse appi konserveerima ühte siis hellitavalt kutsutud linnust. Ja kui ma siia sattusin 2022 aasta sügisel, öeldi, et mine tee pildid ja siis mingi kalkulatsioon ka, et need müürid siit Võsast kätte saada, siis kui ma autoga siin ülesse parkisin, mõtlesin, et kuhu mind nüüd saadetud on. Sest et siin reaalselt, siin hoone keskel oli nii tihe võsa, et müüri näha, siis sa pidid olema müürist 0,5 meetri kaugusel. Ehk siis 2022 aasta sügisel ei olnud siit üldse võimalik aru saadagi, et kuidas need ruumid siin jaotatud on. Muidugi varasemalt oli seda uuritud, plaanid olid olemas, aga lihtsalt see, et kust otsast alustada, tundus väga keeruline. 23 aasta sügise võtsimegi ära osalise rusu, võsa, 24 aasta konserveerisime selle juurde ehitatud ruumi ja siis sellel suvel sai siis tehtud põhimaht ja peale seda, kui siin on nagu müürid ära jaotatud, palju infot saadud, siis tegelikult töö ei ole lõppenud, tehtigi georadari uuring ja ma pärast toon selle aruande siia ka, see mul välja prinditud, ma võtsin selle kaasa. Pidime algul tulema mitmekesi, et ma võtsin, ma tutvun vähe rohkem selle radariga, aga tegelikult seal on niisugust huvitavat infot küll, mille ajal võiks siis mõelda ka seda, et tegelikult me saaksime selle rusukihiga veel allapoole minna. Siin on mõningaid müürifragmente, mida saab konserveerida, aga ütleme niimoodi, niisuguse mälestise konserveerimise töö on pigem 80% ettevalmistust ja siis ülejäänud 20% on see, mida te siin näete, et kui kõigi 3 osapoole ehk siis tegelikult mälestise omanik, siis Muinsuskaitseamet ja konservaator või restauraator, kui nad jõuavad ikkagi järeldusele, et mõni info siin maa sees säilib paremini kui see, et ta on välja toodud ja konserveeritud ja seda ei ole võimalik säilitada ajas, siis üldjuhul need asjad kaevatakse korra välja, antakse talle konserveeriv kiht ja pannakse maa sisse tagasi. Ehk siis tegelikult see georadari idee oli ka see, et ilma avamata aru saada, mis meid siin all ees oodata võib.
siis tegelikult kõige sellisem põnevam leid selle põhjamüüri küljel siin on üks tunnelilaadne moodustis. Ehk mis on praegusest rusukihist äkki oli veel 2 meetrit sügavamal. Ehk siin ka keldripõrandad georadari andmete järgi võiks olla 2,5 kuni 3 meetrit. Et seda rusu on siin päris palju. Esialgu, kui me rusu eemaldama hakkasime, siis need inimesed, kes siin nurgas seisavad, nemad oleks praegu rusukihi all peidus. Ehk siis seda on siit välja tassitud ikkagi meeletult, et see Ojakalda äär ja sinnapoole minekuga, et oleme seda rusu päris palju sinna viinud. Et kõik see eeldab sorteerimist, kivimaterjal on vaja välja sorteerida, mida saab kasutada, aga paekivi puhul ongi see asi, et kui ta on pikalt siin unikus olnud ja maapinna sees ja see uuesti välja tuua, siis selle konserveerimine on omajagu tülikas ja keeruline teostada ka, et üldse pae ja siis graniitkivi seguseid müüre säilitada ja välja puhastamine on just väga keeruline, et kui meie seal Lõuna-Eestis oleme harjunud rohkem graniitkivist mälestistega, linnustega, siis seal on lihtne vesi ja puugid puhtaks ja asi on korras, aga sellise müüri puhul veega leotades siis väga lihtne on need müürid ära kaotada. Ehk siis siin on väga palju sükest mehaanilist puhastamist õrnalt veega, õrnalt õhuga ja siis pärast see konserveerimine ka, et ära tunda, milline kivi siin 5-6 aasta pärast võib katki olla, milline jääb püsima, et siin seda arusaama on palju, aga paekivi on ka tuld saanud. Kõik see paekivi, mis on natuke punane või oransikas, on põlemisjälg. Tugevate kahjustustega on need seinapinnad, mis teeb selle eriti õrnaks. Just. Ja muidugi siis, eks meil on omavalitsusega siin juba plaane ka tehtud. On ka isegi hinnasilt külge pandud ja siis vaatame, kuidas järgmise aasta plaanid lähevad. Taotlus on ka esitatud? Taotlus on ka esitatud Muinsuskaitseametile, et jätkata, sest et siin on selliseid asju, mis tuleks kindlasti siin lähiaastatel ära teha, on siis eesruumis olev suur auk seal seinas, mis ekslikult võis pakkuda infot meile, et seal on aknaava, aga kui me avastasime sealt selle hüpokastahju ja siis ka väga nõgise läbiviigu müürist, et tõenäoliselt sealt on tuli läbi käinud ja sinna mingi hiljem tekkinud küttekeha siis sinna ehitatud ja vaevalt seal korstnas või korstna taga mingit akent on olnud, ehk siis tegelikult, et müür püsiks, oleks mõistlik see ava seal kinni laduda ja võimalikult palju siis kasutada seda kohalikku kivi, mis siin on, eks siin on ka hunnikutesse nad ära sorteeritud ja mis siin veel, muidugi seda infot, mis siit maa seest georadariga on saadud, siis eks seda me peame hakkama läbi töötama ja välja mõtlema ka seda, et mismoodi seda kõike siin eksponeerida ja muidugi oleme flirtinud siin mõttega, et siin võiks olla ka kunagi suur katus peal, et saaks kasutada seda nii-öelda kas või siis sükse romantilise kontsertpaigana või siis inimestelgi külastada, et on siin hea pikniku pidada ja mis iganes, aga kõik see eeldab ka seda, et see osa, mis on konserveeritud, et see taluks ka seda külastamist, et aga ma arvan, et praegu on nagu päris suur töö, ütleme, et siis füüsiline töö 3 aastaga ära tehtud ja siin seda jätku võiks ikkagi olla ja ma arvan, et kui siin omavalitsuses sellised tublid mehed jätkavad, siis kindlasti siin asjad ka toimivad, et see on alati väga tähtis, et omanikupoolne tahe, et kui seda ei ole, ega siis ja järjepidevus muidugi, et kui seda ei ole, siis ega midagi ei teki ka. Et seda kontserti saaks juba praegu teha ilma katuseta? Saaks teha ka ilma katuseta aga tegelikult selle katuse idee võiks olla ikkagi rohkem mõeldes nendele müüridele endale, et selline konserveerimine hoiab või mitte ei hoia, aga ta pidurdab lagunemist, aga ta ei peata seda. Ehk siis tegelikult katus, kui siin peal oleks kõik päike, vihmad, tuuled, lumed,
need ikkagi seda konserveerivat osa ikkagi lagundab ja seda on vaja selles mõttes ikkagi järjepidevalt teha, et ütleme, et sihuke esimene suurem ring 20-30 aasta pärast tuleks uuesti teha, et meil oleks müüre, mida mäletada. Aga ma ei teagi, kas nüüd on see, et kui kohvi ja kringlit ja aruannet lugeda, või on küsimusi veel? Siis ongi vaba vestlus. Vaba vestlus, jah.